tere tulemast tagasi. Ma saan aru, kõik on juba nii elevas meeleolus. Aga meil on veel 2 kategooriat, teadusüritused ja muuseumi arendaja. Ja asumegi jälle kohe asja juurde. Esimesena palun siia Eesti Rahva Muuseumist Agnes Aljas, kes tutvustab meile siis ICOM-i ICME 51. aasta konverentsi Reimagining the Museum in the Global Contemporary. Tere, tore on näha teid jätkuvalt arvukalt vastu pidamas. Ma luban teile, et mitte midagi väga eksootilist ja innovatiivselt ei tule. Kahjuks konverents on selline teataval moel formaat, mis kui ma panin siia lihtsalt slaidid piltidena teile taustaks jooma, siis te näete ise, milline näeb välja üks tavaline konverents. Et loomulikult olid meil meeskonnaga teatavad mõtted ja eesmärgid, mida teha selleks, et tuleks üks väga-väga edukas ja hea konverents. Mis tõttu ongi ühtepidi veidike hõre seista siin teie ees, et esimesel slaidil olid ka kirjas 2 olulist nime, lisaks minule, ilma kelleta seda konverentsi kindlasti ei oleks Eestis toimunud ja ei oleks ta sellisena toimunud. Üks oli siis ERMi teadusdirektor Pille Runnel seal taga nurga peal, lehvitab ja teine oli ICME president Viv Golding. Ja selle konverentsi ettevalmistus sai alguse tegelikult 3 aastat tagasi, nüüd siis juba 4 aastat tagasi, kui ERMi uue maja valmimise eel otsustasime teha ICME-le ettepaneku, et nende aastakonverents võiks siis toimuda 1 aastal ERMis. Ja see võib kõlada lihtsalt, aga tuli ikkagi läbida teatav sõel erinevate suurte riikide vahel. Ja kes ei tea, siis ICOM ICME on suure rahvusvahelise muuseumiorganisatsiooni, kuhu kuulub siis üle maailma 30 000 liiget, alakomitee, kes tegeleb etnograafia ja kultuurimuuseumitega, et tegelikult üsna sellise laia teema alakomitee. Ja otsus langetati 1-2 aastat varem selleks, et konverents siis Eestisse tuleks kibedas võitluses ja miks ta langes ERMi kasuks oli tõenäoliselt see, et olime aastate jooksul suutnud tekitada huvi selle vastu, mis Eestis toimub, nii oma maja kontseptsiooni, näituste ja lähenemistega, et see tundus kõigile möödapääsmatu, et tuleb Eestisse tulla. Ja meile andis see muidugi selle kindluse, et me teame, et kõik olulisemad kultuuride muuseumide esindajad tulevad ühel hetkel meid vaatama. Ja kindlasti aitas sellele otsusele kaasa, et neid ka nii palju tuli. See, et me saime siis 2018 EMI-l Kenneth Hudsoni auhinna, mis siis justkui kuulutas meid kõige innovatiivsemaks muuseumiks. Sisuliselt kogu konverentsi tegemine jäi ERMi kanda, nagu selliste ürituste puhul ikkagi kipub ta olema. Ja see sisuline raskuspunkt sai pandud sellele, et proovida siis laiendada seda, mis on see kultuuride muuseum ja mis on see probleemistik, millest siis muuseum hetkel viibib. Et teemad, mida me ettekanneteks ka valisime, rohkem rääksid siis sellest, et mis on see maailm, milles hetkel muuseumid on, mis on need teravad küsimused, mis meie arenguid mõjutavad, alates siis poliitikatest, sellest, kuidas maailmas muuseumikeskused on muutumas, kuidas kureerimises kasutatakse hoopis teisi vahendeid, kui me traditsiooniliselt oleme seda teinud, kuidas disain kõike seda mõjutab, mida me igapäevaselt muuseumis teeme. Mis asi on aktiivsus, aktivism muuseumite juures, kes on külastajad, kuidas me teeme koostööd visuaalkultuuriga ja milliseid võimalusi me muuseumitena kasutame selleks, et külastajad tegelikult kõnetada. Ja hea meel oli sellest, et kas see on aeg, mis on jäänud või? Aha, okei. Hea meel esimesena oli sellest, et Austraalia museoloogia, mis ei ole väga üleekspluateeritud, et professor Andrea Whitcomb, kes kirjutas 15 aastat tagasi raamatu Reimagining the Museum, et tema oli nõus tulema Tartusse ja pidama siis sellise tagasivaate või nüüd nagu uuesti mõtte sellest, et mis siis on tänapäevane muuseum ja kuhu ta on sattunud. Teine imeline hetkel selline populaarne guru materiaalse kultuuri uuringutes. Wayne Modest oli see, kes meid siis austas ühe paneelettekandega ja 3. raamistas kureerimise teemalist päeva Philipp Skrotš Saksamaalt ja viimase päeva siis Pille Runnel kogu sellise ühiskondliku ja kultuurivälja teemadega. Meil oli 150 osalejat 30 riigist, igast kontinendist, üks slaid ka näitas seda toredat
ülevaadet, et ERMi külastajaskond sai igal juhul väga põnevaid Aafrika riike endale külastajate nimekirja juurde. Peeti üle 40 ettekande ja oli 5 posterettekannet. Võrgustiku konverents tegelikult nagu maale toomisena või kohale toomisena tähendab seda, et inimesed tunnevad üksteist, kas aastate tagusest aegadest, mis tõttu see konverents oli oma olemuselt hästi soe, hästi diskuteeriv. Moderaatoritel oli täiesti hirmus pidada kinni ajakavast, sest inimesed tahtsid rääkida ja see on ju see koht, milleks konverentsid ka loodud on. Ja et seda kõike veel ka soodustada, siis oli kindel plaan, et tuleb näidata kõvasti Eesti muuseume. Nii et käidi Peipsi poole, käidi Setumaal, Tartus muuseumites ja üks päev oldi Tallinnas muuseumites. Ja endal on loomulikult ka hea meel sellest, et meil õnnestus teha nende samade osalejate seas ka uuring sellest, et kuidas suhtuti ERMi näitustesse, konverentsi, et me saime väga head sellist eksperdi tasandi nii-öelda maailma tasemel tagasisidet oma tegevusele. Ja kui nüüd proovida kokku võtta, et mis siis konverentsist alles jääb, mis on see kõige olulisem ju, et ühelt poolt oleme ette valmistamas ettekannete veebi panemist, sõlmimas kokkuleppid ja monteerima, et need saaksid inimestele nähtavaks, kes ka kohal ei olnud. On tulemas artiklikogumik imelises rahvusvahelises kirjastuses, mis võtaks kokku parimad ettekanded. On sündinud tohutult palju koostöövõrgustikke, mille üks võlu kindlasti on see, et kui inimesed veedavad nädala koos ja räägivad omavahel, siis on üks Balti-Saksa rakukene tekkinud, on üks migratsioonirakukene tekkinud, kes on kirjutamas projekte ja koostööd planeerimas ja on sündimas nii-öelda suured horisondi projektitaotlused teadusvaldkonnas. Nii et tegemist oli suurepärase nädalaga. Imeline oli võtta vastu oma kodus, oma eriala rahvusvahelisi spetsialiste ja nendega diskuteerida. Häid konverentsielamusi teile. Agnes. Meelega. Aitäh. Jätkame rahvusvaheliste konverentsidega ja järgmisena Eesti Kunstimuuseum. Jälle Michel Sittov, rahvusvaheline sümpoosium Michel Sittovi elu ja kunstilood, faktid ja väljamõeldised. Ja Greta, palun jälle. Tere ja aitäh selle nominatsiooni eest, et see on väga aukartust tekitav. Et siis rahvusvaheline sümpoosium Michel Sittovi elu ja kunstilood, faktid ja väljamõeldised oli siis ingliskeelne sümpoosium, et siin on see pealkiri tõlgitud. Ja ta toimus siis Michel Sittovi esimese isikunäituse raames ja vahetult siis enne näituse sulgumist nädalavahetusel Kumu auditooriumis. Ja miks ta toimus, et selle kunstniku puhul on jah nii, et on säilinud terve rida arhiiviallikaid, katkeid, aga nad on kõik väga killustunult laiali ja siis see intriig on selles, et on veel terve rida töid, millest vaid väga üksikud ja ka küsimärgiga on siis dokumentaalselt tõestatavad, aga on siis talle omistatud. Aga ometi on ikkagi punutud kunstiajaloolaste ja ajaloolaste poolt kokku selline üpris veenev käsitlus sellest kunstnikust, tema elust ja tema loomingust, et jah, ja teda on uuritud nii siin, siis alates sellest ajast, kui Paul Johansen avastas, et see isik on siit pärit, kui madalmaade kunsti kontekstis, kui Hispaania kunsti kontekstis, kui jõukonna kunsti kontekstis. Ja nende uurimustel omavahel on ka palju vasturääkivusi. Seega see mõte oligi lihtsalt, et tuua nii-öelda publiku ette see arutelu. Ja sellest vormus siis selline 2-päevane sümpoosiumi programm, kus me kutsusime siis osalema need inimesed, kes olid ka panustanud selle näituse sisulisse töösse.
kas siis kirjutanud sellele ingliskeelsele kataloogile või siis konserveerinud ja uurinud neid maale, nagu näiteks Taani riikliku kunstimuuseumi konservaator ja uurimiskuraator ja ka meil ka siis Eesti Kunstimuuseumis konservaator Hilka Iiap ja Johanna Lamp, kes tõesti reaalselt nende objektidega kokku puutusid ja mõte oligi, et näidata just seda eripalgelisust, nii sellist laiemat konteksti avavaid käsitlusi kui siis selliseid lähivaatlusi ja oli ettekandeid, aga väga oluliseks me pidasime just neid paneeldiskussioone, kus siis ettekandjad isekeskis arutasid ja oli väga soositud, et hääled publiku seast ja meil olid väga tublid ja mobiilsed mikrofonid, et tõesti, et neid küsimusi oli võimalik siis esitada. Ja mis siis veel, et jah, et algselt tegelikult see mõte oli ju üldsegi teha selline näitust lõpetav töökoosolek ja tänada ja väga oluline oli just see, et me kutsume kokku need uurijad ja pakume neile võimaluse kogeda neid töid siis koos kõik selles ühes ruumis, sest olen vist korduvalt öelnud, et see tegemist oli esimese isikunäitusega ajaloos, mis sellele kunstnikule on pühendatud, et ei saa välistada, aga on väga vähe tõenäoline, et selline isikunäitusena see näitus veel kunagi toimuma saab. Et siiamaani on need uurimised toimunud ikkagi niimoodi kas reprode vahendusel või siis on uurijad rännanud ühe pildi juures teise juurde, aga nüüd oli see võimalus, et siin ühel platvormil neid kõiki töid koos näha ja siis pakkuda seda võimalust ja ühtlasi kogeda seda teadmiste vahetust ja et mida siis nende tööde nägemine ja nendega koos olemine võis pakkuda. Aga sellest loomulikult kujunes kuidagi loomulikus protsessis selline avatud eelregistreerimisega sümpoosium, kus oli päris palju osalejaid, üle 100 neid mõlemal päeval oli ja oli tõesti esindatud nii muuseumide kolleegid erinevatest muuseumidest, ka välismuuseumidest, siis akadeemiline seltskond, üliõpilased, giidid ja harrastusuurijad, et see oli ka midagi, mida tõesti Sittovi puhul võis siis tähele panna, et see paljusid inimesi tõesti puudutas, et kas sellel tasandil, et ei usutud, et mis lind on pildil või et kas ikkagi kujutatud isik on nii vana, aga et just, et ka kõik nende harrastusuurijad, need said siis küsida otse ekspertidelt. Et seda sümpoosiumi modereeris Stefan Kemperdik, Berliini maaligalerii moderaator, tõesti väga sellise kriitilise mõtlemisega ja sügavate teadmistega, et sellest oli palju abi ja oli siis need diskussioonid, arutelud, et jah, et mis võib-olla järeldada võib, et eks ikkagi on nii, et ajaloolane näeb asja peamise asitõendina ürikut ja teda kunstiteos ei veena. Kunstiteadlasi vastupidi, nende jaoks on kunstiteos peamine asitõend ja konservaatoril on oma lähenemisnurk, et aga peaasi, et tähtis on just see, et toimuks see diskussioon ja oleks avatud need kõik vaatenurgad. Et mis siis edasi, et eraldi sellist sümpoosiumi trükist meil ei tule, sest et see uuringud on tegelikult olemas nii siis juba selles rahvusvahelises kataloogis kui siis taanlastel selles filmis, aga meil on olemas siis videosalvestused kõikidest ettekannetest ja neid on siis võimalik näha. Ja veel siis, et edasi, et ma arvan, et ka see peamine väärtus, mille see sümpoosium lõi, oli just see võimalus kokku saada, olla koos nende maalidega, teadmisi vahetada, et uusi kontakte luua. Et ka siin pildil, et see siis on sümpoosiumi teise päeva kohvipausi ajast, et kui samal ajal oli näitusele siis päris pikk saba, et esiplaanil on näha näituse kujundaja Tõnis Saadoja ja Tarmo Saaret siin kokkuleppeid sõlmimas, aga seal tagaplaanil on palju
palju olulisem kokkulepe juhtumas, et on Niguliste kuraator Merike Kurisoo, kes siis suhtleb Helsinglensi muuseumi kuraatori Lars Nylanderiga ja sinna muuseumile kuulub siis see Bollnessi altar, mis on arvatud, et on siis Michal Sittovi Tallinna perioodi töö ja seda me kahjuks näitusel ei saanud, aga edasi jätkub uurimine ja et on tulemas siiski koostöö uurimisprojekt nende 2 altari võrdlusest koos sümpoosiumi ja loodetavasti näitusega, et see on protsess, mis sai algatatud ja hea on, et sellel aastal, sest see aasta on ka aasta, kui siis Michal Sittov oleks saanud 505 või saab 550 aastaseks ja palju õnne talle. Jah, palju õnne talle ja palju õnne teile. Mainiks veel sellise asja ära, et eri kategooriate žüriid töötavad üksteisest sõltumatult, ehk siis nad ei kooskõlasta, et oi, et üks muuseum siin kandideerib sellega, et meie talle ei anna, et see nagu näitab seda, et kui mingi teema on õhus, siis sellega seoses on ta esiplaanil mitmes valdkonnas. Aga üks teine väga tubli muuseum on Valga muuseum sel aastal, kes, nagu ma ütlesin, et väljaspool Tartut, Tallinnat ongi meil Pärnu ja Valga on lausa 2 projektiga ja siis Eesti-Läti ajalookonverents Varjatud ja avalik kultuuripärand Valkas ja lähikonnas. Tere, mina olen Pikne Kama. Tere, mina olen Priit Riiemann. Ja täna tutvustame siis Eesti-Läti ajalookonverentsi Varjatud ja avalik kultuuripärand Valkas ja lähikonnas. Ja peab mainima, et tõesti, et on väga suur au olla nomineeritud 2 kategoorias. Aga siis vaatame, kus see pult on. Tegemist on juba nii-öelda traditsioonilise sündmusega, et kui me mõtleme Valga asukohale Eesti-Läti piiri peal, siis on tegelikult väga loogiline see, et me tegeleme nii Eesti ja Läti ajalooga. Ja selle konverentsi mõte siis ongi tuua kokku ajaloohuvilised, ajaloo uurijad mõlemast riigist, sest ega kui me vaatame ajalugu, siis ka Valga linn on arenenud ühe linnana ja alles hiljem jagatud siis 2 riigi vahel. Ja kui me mõtleme Liivimaa peale, siis see on ka ju tegelikult väga pikk ühine ajalugu. Ja siis 2015. aastast on siis igal aastal toimunud see Eesti-Läti ajalookonverents. Ja tutvustan siis seda ideed, selle nomineeritud ajalookonverentsi ideed, et võib-olla te teate, meediast on läbi ka käinud, et Valgas on väga palju tühja maju, sealne kinnisvara on väga odav. Ja meie muuseumina siis tegelikult ju tahame hoida kultuuripärandit, mis on ka väljaspool muuseumi seinu, mitte ainult neid museaale, mis meil hoiul on. Ja kahjuks nendel tühjadel räämasmajadel on tihti tegelikult väga oluline ajalooline arhitektuuriline väärtus. Et olen välja toonud siin mõned tsitaadid, et vähemalt siis Õhtulehe andmetel või arvamuse põhjal on Valgas vähemalt 50 puit- ja paneelmaja, mis siis on täiesti tühjad. Valga kesklinnas asub muinsuskaitseala, aga siis Valga linnaarhitekt Hirsi Tinteram on välja toonud, et mälestistest on ainult kasutusel 53%, et muidu see protsent Valgas on 80%, et me näeme, et tihti just need kultuuriväärtuslikud hooned on ilma kasutuseta. Ja loomulikult on see, et need räämashooned, lagunevad hooned riivavad inimeste silma, võivad olla kohtlikud, tõmbavad ligi kahtlast kontingenti ja siis üks lahendus sellele on lammutamine, mis loomulikult meie muuseumi või muinsuskaitse huvide poolest on väga kurb. Ja kohalikud nii-öelda, et septembris enne ajalookonverentsi oligi siis üks niuke juhus, kus siis linnakorraldusel lammutati muinsuskaitsealal Kesk 20. Tehti seda siis korraldusega, millel puudus muinsuskaitse luba. Kui muinsuskaitse kohale jõudis, oli see juba kahjuks niivõrd ära lammutatud, et midagi enam päästa ei olnud. Et mis siis meie väikse muuseumina saame teha, me ei saa ju neid hooneid minna, või vähemalt meil ei ole vahendid, et neid kuidagi füüsiliselt päästa. Aga siis see idee oligi see, et pöörata tähelepanu, just siis kohalike inimeste tähelepanu sellele, et isegi kui need hooned võib-olla näevad räämas välja, siis nendel on tihti oluline väärtus
Valga kohaliku või laiema ajaloo suhtes. Ja siis teise aspektina, et tuua kokku muinsuskaitse esindajad ja kohaliku omavalitsuse esindajad, et toimiks pigem ikkagi koostöö, mitte siis nii-öelda kahes lahknevas suunas liikumine. Aga et kui me hakkasime seda konverentsi sellise algne idee, siis see teema natuke laienes. Nimelt siis võtsime ka arheoloogiapärandi lisaks arhitektuuripärandile, et pealkirjas see varjatud kultuuripärand siis viitabki arheoloogiapärandile ja loomulikult, kuna tegemist on Eesti-Läti ajalookonverentsiga, siis kaasasime ka Valka, kaasasime Valga ja Valka lähipiirkonnad. Sellise konverentsi korraldamine ei olnud kindlasti võimalik ilma heade koostööpartneriteta. Siinjuures mainiksin eeskätt Valga linnavalitsust ja Hasartmängumaksu nõukogud, kes meid finantseerisid. Sisulist koostööd tegime Läti-Eesti instituudiga. Konverentsist nii palju, et oluline oli, et meil oli sünkroontõlge. Esinejad oli nii Eesti kui Läti ülikoolidest, muuseumitest, raamatukogudest. Konverentsi päevakavast räägiks siis lähemalt. Konverentsi avas arheoloog Martin Malve Tartu Ülikoolist, kes tutvustas uusimaid uuringuid siis Valga ümbruse arheoloogilistest kaevamistest. Järgnes ajaloomagister Ilse Makalniete Läti rahvuslikust ajaloomuuseumist, kes rääkis meie kandi kõige lähemast keskaegsest ordulinnusest, ehk siis lätipäraselt Ergemäe, eesti keeles siis Härgmäe keskaegsest ordulinnusest. Väga huvitav ettekande järgmisena pidas Aare Olander osaühingust Grow Audit, kes tutvustas konverentsile oma raamatut Valga linna kadunud vaated. Ta käis ka Valga muuseumis koha peal korduvalt fotosid küsimas ja see on väga põnev raamat selle poolest, et seal on kõrvutatud siis linna vaated 100 aastat tagasi ja tänapäeval. Et seda oli seal väga, mõni koht oli nii ära muutunud, et põhimõtteliselt ei saanudki midagi aru, aga mõned kohad olid ka täiesti ära tuntavad, et olid samad majad veel püsti, mis 100 aastat tagasi. Väga tahaksin kiita Lülemaa põhikooli 8. klassi õpilasi Uku Freibergi ja Hades Brandsi, kes taastasid ajaloolise Alfred Käärmanni Metsavenna punkri. Arvestades, et tegu oli 8. klassi noormestega, siis on väga tänuväärne oli sellist huvi näha ja nad rääkisid sellest, et kuidas nad seda tegid väga innustunult, et see tõesti ja see publikule väga-väga meeldis. Pärast lõunat siis konverents jätkus Oliver Oro ettekandega Eesti Kunstiakadeemiast ja rääkis ta siis Valga puitelamute eripäradest ja tüüpidest, et juhtis siis tähelepanu tõesti sellistele asjadele, mille peale ise nagu ei tulekski, et mis just selle puitmaa juures väga eripärast on ja mis mitte. Konverentsi lõpetasid meie head kolleegid Valka kodulumuuseumist, siis täpsemalt teadur Ligita Trubina, kes pidas ettekande Valka Lugasi väljakust ja Lugasi evangeelsest luterlikust kirikust või Katariina Luke kirikust, et see oli samuti väga põnev ja hariv ettekanne. Konverentsi töökeelteks olid siis eesti ja läti keel, nagu ma ütlesin, sünkroontõlge. Osalejaid oli meil hästi palju, 206. Konverents toimus Valgamaa kutseõppekeskuses ja sinna saali rohkem inimesi lihtsalt ei mahukski. Pärast ettekandeid toimus siis ka diskussioon, kus siis olidki muinsuskaitse esindajad ja kohaliku omavalitsuse esindajad koos ja teema oligi see, et siis mida teha meie rikkaliku kultuuripärandiga Valgas ja Valkas. Et ma usun, et see diskussioon tõi ka kokku need muinsuskaitsed ja kohaliku omavalitsuse esindajad ja tegelikult oli näha, et eesmärk on ju mõlemal poolel sama. Ja pärast seda toimus siis linnaekskursioon Oliver Orro juhtimisel, kes siis tutvustas ka neid Valga majasid, käisime nendes kohtades, millest me olime rääkinud ja oli väga põnev. Et viimane slaid, et ma loodan, et meie konverents andis oma panuse, et tegelikult see rikkalik kultuuripärand säiliks ka sellises väikelinnas nagu Valga ja kui olukord on jätkuvasti problemaatiline, siis on ka siin välja toodud 2 positiivset näidet hiljaaegu, et Valga ühe vanimahoone, kreisihoone taastamine pälvis siis eelmise aasta lõpus muinsuskaitse tunnustuse
ja lisaks siis Valga kesklinnas on väga uhke juugendmaja, mille olukord on samuti kurb, aga sinna siis rajatakse õpilaskodu ja üürikorterid. Nii et ma loodan, et neid positiivseid arenguid tuleb veel ja aitäh kuulamast. Aitäh ka minu poolt. Suur tänu. Aitäh. Ja hakkamegi juba otsi peaaegu kokku tõmbama, on jäänud veel üks kategooria aasta muuseumi arendaja. Ja esimesena palun siia siis Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe ajalookeskust tutvustama Rutt Laidvee. Tere! Mina olen Rutt Laidvee, Eesti Ajaloomuuseumi turundusjuht ja mul oli suur rõõm ja au kuuluda sellesse vägevasse tiimi ja osaleda siis Maarjamäe ajalookeskuse loomisel. Et ma alustan väikese isikliku meenutusega, et kui ma veidi vähem kui 4 aastat tagasi siia ajaloomuuseumisse ja Maarjamäele tööle sattusin, siis alguses oli hästi kole. See pilt oli väga trööstitu, ilus loss oli räämas, Leninid pikutasid lossi taga kõrges rohus, park oli midagi võsa ja heinamaa vahepealset ja kuidagi hall ja värvit oli, kummikud olid nagu igapäevase tööriietus. Ja siis olid meil arenduskoosolekud, kus arhitektid tutvustasid õhinal väga värvilisi ja väga uhkeid 3D-pilte tuleviku Maarjamäest. Ja need pildid olid täiesti ebareaalsed. Et mina jäin üsna pikalt skeptiliseks, et paber kannatab kõike, aga selliseid värve päriselt ei ole olemas. Aga siis läks paar aastat mööda, Maarjamäe sai valmis. Ja siis tuli suvi ka. Ja siis selgus, et need värvid on täiesti olemas. Nii, aga Maarjamäest on hea lihtne rääkida, te olete ju kõik praegu siin samas. On teist paljud suvel siin käinud? Keegi ei ole. Ikka pool saali, võimas, siis on see pilt teile tuttav. Et mida see Maarjamäe ajalookeskus endast siis kujutab? Et meie siinne pärl on kahtlemata 19. sajandist pärit Vene krahv Orlov Davidovi poolt ehitada lastud suvemõis. Me kutsume seda Maarjamäe lossiks ja kõnekeeles on ta ka Maarjamäe loss juba varasemalt. Siis eraldi väljatoomist väärib kindlasti lossis avatud Eesti riigi 100 aastast jutustav Minu vaba riik, sellest teile juba räägiti. Siis me väga ootame siia lastega peresid ja lastele on, pisikestele muuseumi külastajatele on meil lossis oma vaba riik, millest teile ka juba räägiti ja lossi pargis on siis Eesti-kujuline mänguväljak. Siis lossi taga on see monumentide välinäitus, see on niisugune paljude turistide maiuspala ja Eesti inimestele ehk niisugust mõtlemisainet ja võib-olla osadele äratundmist pakkuv näitus. Omaette näituse keskkond on Tallihoone, kus hetkel on avatud Eesti levimuusika ajaloost kõnelev näitus Vabaduse kõla ja loomulikult meie filmimuuseum ehk et siis see maja, kus me praegu oleme, hästi vahva ja atraktiivse näitusega Duubel 1 ja Punane filmiallee, mis on ääristatud noore skulptori Jass Kaselaane nägemusega Eesti filmist, võiks öelda. Nii, eriline on Maarjamäe asukoht. Ja eriline on ta just sellepärast, et koos siin mõningate kõrval asuvate objektidega moodustub selline omamoodi mälumaastik. See on hästi ilus sõna, mulle see väga meeldib. Et mälumaastik ehk mälurada ja meil on loodud ka niisugune ekskursioon mälurada, mis algab siis meie nende nõukogudeaegsete monumentide juurest ja viib välja kommunismiohvrite memoriaalini ja see siis jutustab sellist nõukogude režiimi tõusu ja languse lugu. Aga praegu talvel sealt läbi ei sumpa, et eks see on rohkem selline suvine teema. Maarjamäe ühendab mineviku ja tänapäeva. Ja siin saavad kokku 19. ja 21. sajand kõige nähtavamalt ehk arhitektuurilises mõttes, et see kooslus, kuidas ajaloolisse keskkonda on paigutatud niisugune ultramoodne arhitektuur, filmihoone, hoidlahoone ja ka see kaasaegne park on leidnud tunnustust ka Muinsuskaitseameti poolt. Loss ise on ka väga kirju minevikuga, see lossi kirju minevik siis alates Vene krahvi suvemõisast, siis oli ta
restoran, lokaal, lennukool, korterelamu, revolutsioonimuuseum ja lõpuks ajaloomuuseum. Et see lossi kirju minevik on eksponeeritud ka lossis foyees seintel. Sealt saab seda siis nii-öelda pildiliselt sellega tutvuda. Ja nõukogudeaegne ruumiprogramm ehk et selline pruun ja mitte just kõige tume ja mitte just kõige külastajasõbralikum loss sai siis muudetud heledaks ja kutsuvaks keskkonnaks. Miks Maarjamäele tulla? Et tänapäeval tegelikult ilusatest piltidest ja ilusatest asjadest enam ei piisa, et inimeste tähelepanu köita. Ja meie ise usume, et meil on siin olemas päris palju või kui kõik on natukene liiga ambitsioonikas öelda, aga üsna palju sellest, mida inimesed otsivad, nii väikesed kui suured oma vabal ajal. Me pakume meelelahutust, me pakume teadmisi, me pakume emotsioone. Kõige paremini õpib mängides. Ja Maarjamäel läbi viidavad haridusprogrammid, nende hulk ja need säravad silmad, mida me siin näeme igapäevaselt, tõestab, et me oleme selles suhtes õigel teel. Täiskasvanute kohta öeldakse, et nad õpivad kõige paremini siis, kui nad ei saa aru, et neid tegelikult õpetatakse. Ma nüüd ei oska täpselt kommenteerida, mida see härrasmees siin slaidil õpib, aga tegelikkuses on meil programme väga tõsistest teemaõhtutest ja õpitubadest kuni siis tõesti lustaka meelelahutuseni. Uudishimu. Me väga loodame, et inimestel jätkub seda uudishimu ja jätkub ka uudishimulike inimesi, et nad tuleks meile siia ikka jälle tagasi meie näitusi uudistama. Ja mida iganes nad siin siis teevad, meenutavad, nostalgitsevad, saavad midagi teada. Kõik on teretulnud. Me ei karda raskeid teemasid. Me räägime nendest hinnanguid andmata, ärgitame inimesi mõtlema. Ja loomulikult ootame me siia kõik ka lihtsalt mõnulema. Meil on suurepärane ma ütlen väliala, kus on juba see suvi tõestas, et saab teha väga suuri ja väga toredaid üritusi, perepäevad, kontserdid, meie ruumides teater ja kino. Siin samas saalis on mõlemat üksjagu olnud ja loodetavasti tuleb rohkemgi veel. Ja me söödame loomulikult oma külalistel ka kõhu täis. Ja pakume sinna juurde imelist merevaadet, et tegelikult suvisel ajal istudes terrassil on täpselt selline tunne, et need laevad sõidavad sul laua eest mööda ja see on väga äge. Ja nüüd emotsioonide juures numbrite juurde. Ma ei tea, ma neid ette ei loe, nad on teil kenasti siin ees kõik. Tõepoolegi huvitavam palju siis see keskkonna loomine maksis ja palju meid on külastatud ja palju on üritusi toimunud. Ja lõpetuseks valisin selle slaidi. Et hästi uhke oleks öelda, et igal hommikul tööle tulles on meil selline pilt. aga kahjuks see hetkel veel nii ei ole, et see on ilus unistus, aga me töötame selle nimel, et mingil hetkel see nii oleks. Aga tegelikkuses on see muuseumiöö 2018. Ja nüüd sai 0. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu. Aitäh meeskonnale. Ja nüüd üks täiesti teistmoodi erilaadne projekt. Tegevuste pakkumine Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatria kliiniku patsientidele. Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Ülikooli kliinikumi koostööprojekti raames ja Eesti Rahva Muuseum oli siis projektivedaja. Tere, mina olen Külli Lupkin. Tere, ja mina olen Kaari Siimer. Ja me räägime siis sellest, kuidas meil on aasta otsa olnud üks tore koostöö Tartu Ülikooli psühhiaatria kliinikuga. Ehk siis meie projekti eesmärgiks ongi see, et käia 2 korda kuus või teha 2 korda kuus viia läbi psühhiaatria kliiniku patsientidega tegevusi. Pakkuda neile ekskursioone, töötube või tutvustada neile tegelikult muuseumi ennast, tutvustada neile muuseumis töötavate inimeste tööd. Mida see meile endale pakkunud on, et kindlasti ERMile regulaarset tegevust sellise natuke teistmoodi sihtgrupiga, kellele võib-olla esimese pilgul ei oska õigesti läheneda, teisalt tulla välja oma mugavustsoonist ja vähemalt kord kuus ka oma majast. Ehk siis pakkuda kord kuus tegevusi kliinikumis, teinekord me teeme seda siis ERMis endas. Ja mis kliinikum ise on välja toonud, mida ta oluliseks peab, on see, et kui patsiendid, kelle haigla ravi on tavaliselt kliinikumis 2-4 nädalat, ja kui nad tegelikult seal haiglas tegelevad peamiselt oma mure, oma haiguse ja oma raviga, siis meie töötoad ja nendega tegutsemine toob nende sellesse haigla ellu natukene teistsuguseid tuuli, viivad mõtted haiglusest eemale ja
ehk me loodame väga, et lahutavad meelt. See idee sai alguse veidi rohkem kui aasta tagasi jõulude ajal, 2017, kui muuseumide listi kirjutas üks heategevusorganisatsioon, et kas muuseumid ei tahaks lastele, kes jõulude ajal haiglas viibivad, pakkuda mingeid tegevusi või teha neile kingitusi. Me leidsime ERMis, et see oleks õige ja hea idee, võtsime ühendust lastehaiglaga, aga sealt vastati meile, et tegelikult lastehaiglal on neid tegevusi, mida just väljaspoolt haiglat neile pakutakse, täitsa palju, eriti on neid jõulude ajal. Aga siis nad küsisid, et kas nad võiksid meie ideed edasi põrgatada teistele osakondadele. Ja nii mõne aja pärast võttiski meiega ühendust hoopis tükkis psühhiaatriakliinik, kes kurtis, et neil vastupidi, nendel ei tulda eriti pakkuma tegevusi väljaspoolt. Ja ERMis siis seda läbi arutades leidsime, et miks mitte seda proovida ja nii me siis alustasime kliinikumiga läbirääkimisi, et kuidas seda tööd korraldada. Just, ma arvan, et algus oligi võib-olla kõige keerulisem, et aru saada, kuhu me satume ja kellega me koostööd teeme. Et selleks me tegelikult käisime ka ühe korra siis kliinikumis eelnevalt kohal, kohtusime enda imestuseks, arvasime, me kohtume 2 inimesega, kohtusime terve arstide kollektiiviga, oli näha, et nende huvi ja soov selle koostööprojekti osas oli väga-väga suur. Ja siis me rääkisimegi läbi, milleks meie võimelised oleme, mida meie näeme, et me võiksime teha. Nemad andsid siis oma soovitusi, sest teatavasti selliste patsientidega on siiski teatavad käitumisviisid, kuidas kõige paremini nendele kasulik olla, mida eriti välja toodi, et kui me teeme nendega töötube, et need võiksid olla lihtsamad, nad võiksid olla mitte väga pikad, ja sest patsientide vastuvõtlikkus ei pruugi olla lihtsalt niivõrd hea kui meie tavalistel muuseumi külastajatel. Ja seejärel me siis tegime ERMis kõikidele töötajatele üleskutsed, kes sooviksid selles projektis kaasa lüüa. Ja kuna meie väga heaks üllatuseks tuli vastuseid kõikidest ERMi osakondadest, väga erinevatest, mitte ainult nendest, kes ka põhiliselt töö käigus just vahendamisega tegelevad, siis me leidsime, et see on meil väga hea võimaluse just laiemalt neid tegevusi pakkuda, et lisaks meie siis tavapärastele programmidele, mis meil nagunii on ette valmistatud, igasugused töötoad ja ekskursioonid näitustel, on meil võimalik jah, et viia neid ka hoidlatesse, tutvustada neile laiemalt muuseumitööd. Näiteks kohe haarasid ideest kinni meie fotograafid, kes olid kohe nõus tutvustama muuseumi fotograafi töö eripära või siis konservaatorid, kes tutvustasid oma tööd ja haarasid neilt ka oma tegevustesse. Ning et need olid tegevused, mis toimusid meil muuseumis, et seal meil oli rohkem võimalik valida. Kui me kliinikumi läksime, siis seal me tavaliselt valmistasime ette mingi 3 erinevat sellist tegevust ja töötuba ja mis osutus eriliselt populaarseks, siis oli selline söögi tegemine. Ja see eelmises slaidil oligi see pilt, et kuidas meie omad käisid pirukaid küpsetamas jõuluajal selle. Ja lihtsalt nagu julgustuseks kõigile teistele, kes võib-olla plaanivad seda koostööd, et põhimõtteliselt tegelikult me oleme saanud nende inimestega läbi teha kõiki neid töötube, mida me ka tavaliselt teeme. Aga nüüd osalete tagasisidete juba loete, et nüüd mis kliinikumi tagasisidet, seda siis ütleb meile kliinikumi juhataja Sven Janno sõnad. Psüühikahäired on nagu selline omaette valdkond, kus inimene kipub nagu elust välja langema ja mitte nii-öelda tavalises ühiskonnaelus osalema ja nii. Selline võimalus, et muuseumitöötajad inimesed kaasavad või nendele tutvustavad mingit muud maailma, see viib mõtte nagu sellelt oma murelt ja häirelt kõrvale. Sest ütleme, siin meil arstid ja psühholoogid ja õed, me ikka tegeleme nagu häirega, paratamatult tuletame seda meelde. Aga kui teie tulete, siis see on midagi, mis on selline teistmoodi elu või tavaline või normaalne elu. Mis siis, et see elu vahel toimunud palju aega tagasi, aga see on ikkagi see, et inimene saab nagu oma sellest suurest murekoormast nagu, vähemalt eemale, ajutiseltki või. Ta saab mingi teise pildi nagu jälle silma ette ja ega siis vähetähtis pole ka see, et inimesed on ikka harjunud ühiskonnas toimetama, aga see psüühikahäire kipub neid sellest nagu eraldama. Nad ei julge, nad ei taha, nad ei oska, nad ei saa, nad ei jõua, eks ole. Aga siin on nagu selline turvaline võimalus, et
ikkagi nad natukese haaval ja tuuakse välja ja tegelevad, toimetavad, et ja inimese jaoks on oluline ka see, et tal on selline tunne, et temast hoolitakse. Sest ega see annab ka palju juurde, see annab jõudu ja see annab selle, et ka ise pingutab siis oma hädadega võitlemisel. Ja siin on siis väike tsitaat meie fotokogu arhivaarist, et miks me seda ise teeme. Lisaks ma ütleks siia veel juurde ka seda, et võib-olla muuseumid võivad ka mõelda veidi laiemalt, et kuidas me ise saaksime panustada võib-olla ühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelemisse, et maailma praktikas on see teada ja miks mitte ka meie. Ja nüüd sel aastal me ka laiendame seda koostööd teiste linnamuuseumidega, Tartu linnamuuseumidega. Ja kuna meie aeg on otsas, siis ma ei hakka pikemalt siin rääkima, vaid paneme veel kord selle haigla juhataja lõputsitaadi siia. Just, üks paar ilusat lauset. Ühiskonnas on olnud väga vähe ressurssi, et tegeleda nendega, kes kuskil ära on. Et ühiskonnas on tekkinud selline vaba ressurss, et vabatahtlik töö või toimetamine ja et seda meile nagu tegelikult ju teie pakkusite. Et see asi üldse nagu toimuma sai, see on minu arust. See oli üks suuremaid asju sellel aastal 2018, et ma tänan. Imeline, aitäh! Jah, selles mõttes, et võttis sõnatuks, et muuseumid suudavad nagu nii laialt mõelda ja tegelikult ongi reaalselt kasu sellest, et väga tore. Aga nagu juba traditsiooniks on saanud, päeva lõpetab okupatsioonide ja Vabaduse muuseum Vabamu. Muide, ma ammustasin läbi, miks see nii on, sellepärast, et teie nimi algab O-tähega ja kuna need on tähestiku järjekorras ja enamuste muuseumide nimed algavad E-tähega, siis sellepärast oletegi, et kui arenduse kategoorias kandideerite, siis järelikult lõpetate konverentsipäeva. Ja siis selleks projektiks on seekord uuenduslik e-giid, liigutavad lood lähiajaloost sinu taskus ja Liis Meriküll teeb ettekande, jah? Tere! Mina olen sinu giid ja ma räägin sulle selles muuseumis vabadusest. Uude ruumi sisenedes käivitun ma automaatselt ja igas ruumis räägin 8–10 minutit. Kui vajutad nuppu paus, siis ma vaikin ja mind saab ka edasi kerida. Ma ei räägi sulle eksponaatidest, sest kui astud esemete juurde, ilmuvad nende kohta siia ekraanile nende esemete lood. Kohe asume teele. Tere! Mina olen Liis ja mina räägin teile meie püsinäituse e-giidist, mis jutustab lihtsate inimeste liigutavaid lugusi. Nagu te äsja kuulsite, siis selliselt algab meie e-giidi sissejuhatus, kus giid Sergo kutsub teid siis vaatama meie uut püsinäitust ning seda kõike siis läbi e-giidi. Meie muuseumi jaoks ja meie uue püsinäituse jaoks on ääretult oluline rääkida kõnetavast minevikust läbi liigutavate lugude. Me hindame julget arvamust ning peame samuti oluliseks ühendavat arutelu, kus inimesed julgevad diskuteerida, kaasa mõelda, jõuda ühistele otsustele, võib-olla ühiskonnas keerulistele küsimustele. Ja me tahame panna inimest mõtlema ka läbi meie näituse, meie e-giidi abil, mis kutsub inimest võib-olla teatutel teemadel endasse süübima ja iseendale küsimusi esitama. Näiteks meil on väga palju olulisi lugusi ja kahjuks ka paratamatult kurvevaid ja traagilisemaid meie lähiminevikust. Need on sellised lood, mis vajavad võib-olla veidi sellist endasse süübimist.
teisalt meie lood on väga suures kooskõlas meie eksponaatidega. Ka nendest soovime me oma külastele rääkida. Kolmandaks, meil on väga palju videomaterjali, mis puudutavad erinevaid teemasid meie lähiajaloost. Ka seda soovime oma külastele anda võimalikult kompaktselt ja isiklikult. Ning kuidas see kõik teha tema teekond meie näitusel võimalikult mugavaks. Ja me otsustasime selleks võtta kasutuse e-giidi. Aga me tõdesime, et kuna meie jaoks on just olulised need 3 aspekti, need liigutavad lood, mis on kohati väga rasked, vajavad võib-olla veidi omaette olemist, endasse süübimist, mõtestamist, samamoodi, et ma saaksin kätte kõik selle info näituselt eksponaatide kohta, kui on soov võib-olla veidi omaette olla. Ning kolmandaks, et ka kõik videomaterjal näitusel tuleks otse külastajale. Siis me tõdesime, et tegelikult maailmas, kas või näiteks planetaariumis Brüsselis või Punase Risti muuseumis Genfis, ei ole sellist kompaktset lahendust. On olemas erinevaid audiogiide ja lahendusi, aga et need 3 olulist asja kokku panna, sellist me ei leidnud. Selle tõttu me koostöös Motoriga ja Funksüsiga arendasime ise e-giidi välja. Et me oleme hästi tänulikud meile tuli appi Eero Epner, kes aitas panna ka tekstid kokku, ääretult andekas inimene. Temaga koostöös oli meil suureks abiks veel Külli Tüli, kelle abil siis, kes on ERR-i helirežissöör, kelle abil siis me saime hästi palju autentseid mälestusi meie e-giidisse. Ehk mis meie e-giid on põimitud läbi meil olemasolevate infomaterjalide, tekstimaterjalide ja läbi autentsete mälestuste üheks tervikuks ja seda Eero Epneri abil. Ja selline siis meie e-giid sai, ta ei ole tavaline audiogiid, vaid et on e-giid, mis kannab endas 3 olulist teed. Ta on ääretult emotsionaalne, Eestist ja elektrooniline. Ja siin siis pildil üks näide sellest, kuidas siis üks oluline aspekt meil töötab. Ehk siis meil on näitusel päris mitmeid ekraane ja kui külastaja satub ekraani ette, siis meie e-giid tunnetab selle kohe ära ja ta automaatselt sünkroniseerib selle külastaja seadmesse. Ja olgugi, kas see külastaja on prantslane, hispaanlane, venelane, sakslane, eestlane, vahet ei ole. Nad on kõik ühel hetkel selle ekraani ees ja nad saavad vahetult selle, mis ekraanil toimub, oma e-giidi seadmesse oma enda keeles ja sellest samast hetkest, mida me kõik korraga vaatame. Et see on ääretult hea lahendus panna siis külastajaid koos olema samal lainel ja vahet pole, mis keeles. Teine aspekt, nagu ma rääkisin, et me tahtsime pakkuda külastajale privaatsust, sest teemad on paratamatult kohati meie lähiminevikust päris karmid, kisuvad nii mõnelgi pisara silmist ja panevad omaette mõtisklema. Siin on näide meie püsinäitusel olevast üles ehitatud küüdivagunist, mis teadupoolest on väga rasked jutustused, meenutused, autentsed mälestused ERR-i arhiivist ja tahavad sellist üksi olemist. Ja 3. aspekt oli meie jaoks siis eksponaatidest rääkimine, sest need on väga tihedas seoses meie jutustustega. Ja kuidas seda teha nii, et me saaksime kõigest vajalikust rääkida, sest teadupoolest seinad on piiratud ja sinna ei saa panna nii palju infomaterjali ja kui meil on veel kasutuses üsna mitu keelt, siis paratamatult seab ta piirid. Meie tahtsime olla vabad, meie tahtsime anda endast kõik. Ja selle tõttu panime me e-giidi sisse siis kõik pildid eksponaatidest, mida külastaja seinal näeb ja kui ta astub selle eseme ette meie muuseumis, siis automaatselt sünkroniseerib e-giidi seade selle tema seadmesse ja ta avab selle pildi ja loeb pikka teksti selle loo kohta, selle eksponaadi kohta, mis temaga juhtus, mis asi see täpselt on, mis ajast ta pärit on. Siin on siis pilt meie e-giidist, selline see on. See on 7 keeles ning kuidas ta siis tegelikult töötab.
kaval nipp on see, et meil on abiks server, wifi ja Bluetooth majakad. Nende koostoimel siis ta tunneb ära meie e-giidi ja sünkroniseerib siis külastajale vajaliku info, olenevalt sellest, kus külastaja ringi liigub läbi meie muuseumi 3 korruse. E-giidi saab alla laadida ka rakendusena. Külastajal on valida, kas ta võtab meilt nutiseadme või laeb alla oma telefonist. Ta ei pea laadima alla mingisugust suuremahulist faili, sest kõik on tänu selle Bluetooth majakatega, mis võtavad info ülesse, kuvatud tema telefoni rakendusse. Me tahame olla kättesaadavad kõigile ja me oleme e-giidi teinud selliselt, et see toimiks ka vaegkuuljale, vaegnägijale. Kõik e-giidi tekstid, mida meie giid Sergo jutustab, on tehtud transkriptsioonina. Ka vaegnägijale oleme teinud tekstid selliselt, et mustal taustal valge kiri oleks hästi loetav, sest kontrastid on neile olulised. Ja kellel ei ole kuidagi võimalik lugeda näha, siis temale loomulikult on toeks meie helifailid. Viimane aspekt, mis meie jaoks on oluline meie e-giidis, on siis statistika. See on ääretult oluline lisandväärtus muuseumile. Me saame jooksvalt koguda siis kogu infot, mis see külastaja meile jagab. Ja külastaja saab siis määrata, kus on ta pärit, mis on tema vanusegrupp ja anda hinnangu pärast näituse külastust. Ja see on ääretult populaarne. Sealt meil tuleb tagasi palju enam kui TripAdvisoris või Google'is, sest et see on ääretult mugav. Enne kui ta oma e-giidi ära annab, me lihtsalt küsime talt väikest tärnikest hinnangut, mitu tärni sa meile paned. Ja lisaks, kui tal on soovi, siis kirjutab ka mõned kommentaarid. Ja kommentaare tuleb väga-väga palju. Siin on üks näide ühest liigutavast tagasisidest. Väga hästi ja mõtlema panevalt koostatud näitus. Väga meeldis arutelu selle üle, kuidas ajalugu pole mustvalge ja on palju keerulisem, kui me ehk sageli tahaksime. Kuuleme ja saame võimaluse mõista end ümbritsevaid inimesi ja nende lugusid vaid siis, kui võtame aja ja kuulame neid. Muidu jääbki meid kõhe vaikus ümbritsema. Aitäh! Ka mina ütlen omalt poolt aitäh ning enne veel, kui läheme valmistuma pidustustele, kutsun teid veidi ajast tagasi rändama ja meenutama üht perioodi meie ajaloost, mis ma julgen väita üsna paljudele on päris tuttav. Kas te ei tahaks ka meie uut korterit vaatama tulla? Miks ei? Varem elasime me Pärnu maanteel. See oli väga väike tuba, meil oli üks tuba ainult ja kaasjuurilsed olid ka. Nüüd on siis rõõm mitmekordne uues majas. Ja 3 tuba ka, jah. Siis on vannituba, hommiku saab võtta külma duši, õhtul on alati soe vesi. Nüüd astume siis edasi kööki. Kas teie vanaema oleksite uskunud 50 aastat tagasi, et te saate elama sellises toas, kus on elekter, gaas, soe vesi tuleb sisse, läheb välja? Ei oleks uskunud. Vennaga tõmmati kaevost vesi üles pangiga. Raske oli? No loomulikult oli raske. Vanaema, aga mida te arvate uuest ja ilusast Mustamäest? Näete, kuidas tuled säravad. Väga toredad. Aitäh! Aitäh meeskonnale! Ja ongi meie konverentsipäev läbi saanud. Viimane kategooria oli küll väga nii erinevad projektid, et ma ei taha žürii nahas olla, et mina ei oskaks küll valida, et kes neist nagu parim on, et igaüks on oma selles alakategoorias parim. Tänan kõiki nominente esinemast. Tänan Eesti Ajaloomuuseumit meid siin vastu võtmas, tehnikuid. Ja paar praktilist teadaannet siis õhtut silmas pidades, et muuseumi gala algab kell 7, aga palun hakake juba kogunema 6:30, et esiteks kohale sõitmine, parkimine, see võtab aega.
toimub see selles telgis, tulite siit mööda, kindlasti nägite. Kes ei soovi vahepeal linna sõita, siis siin on riiete vahetamise võimalus on Maarjamäe lossi Kamina saalis on naistele ja meestele on seal ühes lähedal asuvas ruumis ka riiete võimalus, vahetamise võimalus. Ja nominentidele info gala osas, et teile on eraldi märgistusega lauad, mitte küll nimeliselt, aga et on nominentide lauad eespool, palun istuda sinna. Ja töötab baar, kaasa ka sularaha või kaart, või pangakaart. Ja seni, kes ei soovi minna linna, võib vaadata loomulikult kõiki näitusi, mis siin on Tallihoones, siin samas lossis, restoran ja kohvik on ka avatud, kui keegi kardab, et ei pea vastu õhtusöögini, siis see võimalus on olemas. Et siis veel mõned tunnid kannatust ja siis me saame teada, kes on võitjad. Aitäh!